Meil on tegelikult 4 riiki ja erinevaid ettevõtteid. Me oleme katsetanud erinevaid tasustamise viise erinevatel inimestel. Kokkuvõttes ma ütleksin nagu seda, et tasustamisskeem on oluline, aga tähtsam kui tasustamisviis on siiski see, et kellele seda raha maksab. Õige inimene. Et see oleks õige inimene. Ja kuigi siiski müügis me ei saa üle ega ümber tulemustasust, küll aga et loota seda, et tasustamissüsteem lahendab sul arvestatav hulga probleeme, see on hästi vale, sest tasustamissüsteem saab lahendada sul ainult teatud probleemi ja iga tasustamissüsteem tekitab sul kõrvale teistsuguse probleemi. Näiteks, kui sul on 100% tulemustasu, sa maksad 30% oma tulust inimesele ära, tal ei ole võib-olla probleemi müügiga. Samas tekib sul kõrvale see probleem, et kui sa tahad, et ta teeks midagi, mis tal tooks tulu aasta pärast või ettevõttele tulu aasta pärast või midagi, mis üldse talle midagi ei too, et aitaks teist puhkuse ajal. Sul on vaja siis jällegi juhtimisjõuga lahendada ära need tühimikud. Kui sa teed püsipalgaga inimesed, siis sul ei ole mingit probleemi panna inimesi tegema mingeid asju, mis ta raha sisse ei too. Siis sa pead jälle panema selle juhtimisjõu selle peale, et ta müüks. Et teadlikult kasutate 2 hooba. Üks on see juhtimise ma pole sellist palgavalemit välja mõelnud, mis lahendaks kõik asjad ära. Siis kui sa teed ultra keerulise, mis paneb kõik komponendid sisse, siis on sellele see miinus, et see on nii keeruline, et keegi saab nii aru. Et seega põhimõtteliselt... Aga palgaga diferentseerite jõuliselt või mitte? Pigem ei. Ma arvan, et siiski suur osa meie organisatsioonist töötab püsipalgaga, aga siin ärikliendi maaklerid ja kes on müüki seotud, nendel on siiski võiks öelda, kolmandik on tulemustasu komponent, aga me oleme Eestis tegelikult ka on meie müügiinimesed töötanud päris pikalt põhipalgaga. On olnud perioodi, kus me oleme olnud agressiivse tulemuspalga peale, et selles mõttes, eks see tegelikult see tõde on kuskil seal, et müügiinimesed ikkagi peab mingisugune motivatsiooniskeem olema, mis puudutab juhtkonna liikme või ütleme siis inimesi, kellel on laiem vastutus, seal on selgelt ainuke küsimus see, et kellele sa palka maksad, mitte see, kuidas sa maksad. Ja see, kas see on tähtsam. Me oleme pannud inimene, kes ei saa hakkama, sa paned ta mingi ülitugeva mingist ebitaast või sõltuva tulemuspoolus vastu, ikka mitte midagi ei muutu. Et seega inimene, kui sa oled ettevõtte juht, ja see on normaalne inimene, siis see, et kuidas sul palka makstakse, võib öelda, et see on ebaoluline, et sa tead niikuinii, et kui sul on põhipalk, et sa aasta pärast pead palga läbi rääkimisel, kui sa oled preemiaid, tegelikult on ju ka põhipalk on küsimus ainult kui tihti sulle seda preemiat arvutatakse, et kas sa teed seda iga päev või sa teed seda kord aastas, mis ei ole ju olulist vahet, aga eks sa pead leidma inimestele õiged palgaskeemid ja just nimelt, et ei tohi lootma jääda sellele, et palgaskeem lahendab sul kõik probleemid ära, iga palgaskeem tekitab sulle kõrvale probleemi, mida sa pead lahendama muul viisil.